tere! Tere! Me oleme tagasi. Juhu! Episood 2 on nüüd teie ees. Ma sain aru, et esimene episood vist läks päris hästi peale. Jaa, me saime nii palju head tagasisidet, et täitsa lõpp. Negatiivset põhimõtteliselt ei olnudki. Ja, Ainult natukene kurdeti selle heli üle, ja aga et me minu seda, mikker oli natuke kehva. ja me seda märkasime isegi, kui sai seda videot järgi vaadatud nii-öelda. Aga noh, me teadsime, et me peame selle probleemi nii-öelda lahendama ja Ja, ei ole üldse probleemi. Et teil oleks parem vaadata ja kuulata, nii et mõlemad on hästi kuulda ja näha. ja. Et- Ja meil isegi tuli üks kiri. Esimene kiri. Isegi mul natuke siuke tunne, et ma tahaks kinkida talle midagi selle eest, et ta meile kirjutas ja et ta oli esimene, kes meile kirjutas. Postkasti siis. DM oli Ja. meil täis selles mõttes, meile kogu aeg kirjutati, et Ja, see oli siis emaili esimene kiri. Meilile tuli see, et mõtleks midagi välja talle. Jaa, Midagi võiks talle kinkida. Midagi nuinut. Nii et kirjuta mulle ja me saadame sulle kingituse. jah, me mõtleme siis, mida me sulle saadame. Kuidas sul läinud on vahepeal? Mulle väga huvitavalt. On jah? Kogu aeg telefon pläriseb ja muudkui Jaa. kirjutatakse, et tõesti öösel ja päeval ja igal ajal nagu. Et on saanud silma peal hoida sellel YouTube'i kanalil. Ma ka ikka iga päev jälgin, et Jaa, kuidas läheb ja selles mõttes kuidas nagu numbrid tõusevad. Jaa, et esimese korra kohta päris hea. Väga hästi tõesti. Ma olen ka nagu positiivselt üllatunud, et ikkagi päris palju vaatajaid. YouTube'is oli vist 700 juba või? Ei ole 800 on juba. On või? Jah. Okei, no võt on jah. Et päris hästi. Ja, selle koha pealt jah. Ja sinul? Minul käed kiirelt. Tööga vaikselt hakkab siin edenema. Võistlusi on palju tulekul. Podcastiga palju tegemist. Meil on juba uued asjad ka. Meil oli eile just üks suur koosolek, siis võiks öelda tegelikult. Ja, brändingu koha pealt siis. Jah. Et meil on nii-öelda koostööpartner, kes siis paneb meil selle brändingu paika, kõik värvid, asjad, logod, mis iganes kõik, et kuna see mängib nagu suurt rolli. Ja, nii et muutusi on tulekul ühe sõnaga. Ja, et asi edeneb. Et tegelikult jah, üllatavalt hästi nagu. Sest me tegelikult hakkasime ju täiesti lambist. Ja, me ei mõelnud seda eriti läbi, vaata, me lihtsalt hakkasime tegema, sest et me tundsimegi, et me oleme seda nii palju juba edasi lükanud. Et davai, et lihtsalt teeme selle esimese osa ära ja vaata, kuidas läheb ja kuna läks hästi, siis siin me oleme jälle. Kas teie olete ka sama elevil nagu meie? Aga jah, see kiri siis, mis meil tuli, siis lõpus loeme selle ette ja siis arutleme selle üle, mis seal siis meile räägiti. Mina seda kirja näinud ei ole. See on minu jaoks ka üllatus, sellepärast, et Lisette küsis mu käest, et kas sa nägid, et kiri tuli, siis ma mingi ei. Okei, väga hea, et ära mine vaatama ka, et vaatame siis. No täna on laupäev ja see kiri tuli eile öösel kell 4. Nii et ma arvan, et see inimene, kes kirjutas, oli veits tipsi. Oh, väga hea. Aga veel parem. Et jah, siuke huvitav kiri. Väga põnev. Ja. Jään siis ootama. Ja. Et jah, aga kellelgi teistel ka, kui on mingid muidugi, kõik asjad. Küsimusi, mingid asjad, siis võite meili peale saata, et ei ole üldse probleemi. Mingid põnevad peostoorid, kuidas on läinud, lähete sõbrantsidega välja, midagi haiget on juhtunud. Et saatke meile julgelt. Ükskõik kuhu, lihtsalt kirjutage. Jah, tegelikult see Insta on vaata kõige ligipääsetavam tegelikult on ju. Et endal ka vist ei viitsiks nagu seda meili saata, aga vähemalt meil on see meili ja see võimalus olemas nii-öelda, et saab saata. Ja ei pea kartma, et kõik on anonüümne ilusti. Ja, et me ei hakka midagi paljastama. Et paljastame siis, kui on, et keegi tahab kellegi tutvuda ikkagi. Nagu sa eelmises korras ka mainisid. Et muidu jah, pole pointi ju. Tahaks tutvuda, aga ma ei tea, vaadake ise kellega. Et siis peame oma Kosja kontori asutama ikkagi. Et kui asi nii kaugele läheb, et tahetakse, et tutvuda või nii-öelda mähin. Aga kes ei mähiks on ju. Et jaa, et kirjutage. Jah. Tead, ma mõtlesin siis sellist asja, et räägiks ühest väga elulisest asjast, mis tegelikult puudutab põhimõtteliselt igat inimest. Ja mina siis läheneks nagu naiste vaatevinklist sellele. Et jah, inimesed, kes käivad date'idel palju ja mingi
ma ei tea, ongi mingi fling või one night stands. Jah, et kui näiteks käite kuskil söömas ja värki ja mis siis pärast juhtub? Pärast juhtub see, et võib-olla võtsite seal mingit seda Eesti traditsioonilist toitu, on ju, jõulutoitu näiteks, kapsast ja kartulit ja igast pulli, verivorstikesi, mida iganes, on ju. Ja siis pärast on selline kõhuvalu, et täiesti kohutav. Sellised gaasid. Oh my god. Ja siis on nii, et kui sul on see inimene, kellega sa oled esimest korda koos, siis ega sa nagu seal enda kõhuvalu leevendamiseks mingit kärtsupeeru ju ei lase, on ju. Et noh, see on tegelikult selline mingi what the fuck. Et kuidas sa ütled talle, et kuule, mul on räige sitada. Jah, et üldse tegelikult nagu, kuidas sa nagu lähened sellele asjale. Ja samas on ju see, et täiesti normaalne, et inimesed kõik käivad number 2, aga noh, naised ju ei situ. Naised ei peereta, ei kaka, mitte midagi ei teinud, et käivad nina puderdamas. Jah, vetsus käiks ainult nina puderdamas. Et mul on paljudel tuttavatel juhtunud ka, me oleme nagu sõbrannade seltsis rääkinud neid lugusid, aga vaata, see ongi isegi niisama, noh, mõned on sellised, kes oma pikaajalistes suhetes ka mingi, ma ei tea, puuksutavad seal teiste nina ees ja niimoodi, on ju. Aga noh, mina ei ole selline. Ma ka mitte. Et see on kuidagi nagu siuke, ma ei tea, ma juba austusest iseenda vastu ja nagu... see kuidagi, see ei ole nagu naiselik minu arust. Nagu mehed, tehku mis tahavad, rõitsevad, peeretavad, nagu it's fine, nad on mehed. Aga mina, et me nagu chillime diivanil, vaatame nuinusti filmi, sööme popcorni ja siis ma on järsku mingi, muidu ma nüüd lasen sulle, vaata mingi hoia nina kinni või mingi, ma ei tea, mis iganes. Never. Sest jah, tegelikult see on ju siuke ikka üritad ennast kuidagi ära excuse'ida, et ma lähen korraks mingi, siis lähed vetsu mingi. Üritad seal vaikselt oma kõhutuuli kuidagi välja lasta nii, et keegi ei kuule. Okei, noh see selleks isegi. Ma mõtlen, et niisama ka, et kui sa lähed kellegi juurde esimest korda näiteks, naised ei taha ju isegi vetsus niimoodi pissil käia, et keegi kuuleks, et kes see soristab seal, on ju. Siis üritad seal ennast sättida kuidagi, et seda sorinat. Või paned seda paberit vaata enne. Ja siis pissid paberi peale, see on mingi trikk nagu või? Mina ei ole pannud. Ei ole või? See on hea, et sa nagu võtad paberit, viskad nagu potti. Et ummistad ära selle peaaegu, jah? Et sa vaata, ei, mitte nagu nii palju. Et tervet rulli ei viska, on ju. Et sa nagu, et kui sa pissid, et see pissi ju läheb vaata vette ja see tekitab ju selle heli. Aga kui sa paned vaata paberi nagu blokiks vahele, siis ta nagu summutab selle heli ära ja siis saad rahus pissida. No jah, ma pole selle peale tulnudki. Aga noh, näed. Jälle mingi asi, mida ma õppisin praegu. Mitte, et ma eriti, tegelikult nüüd on mina. Mul pissimisega suht savi nagu. Mehed ju pissivad ka või nagu... Ei no kõik teevad kõike. Aga selles mõttes seda ma nagu ei häbene. Aga nagu vaata, see on niisama, ikkagi ega sa ei taha, nagu lähed sinna ja lased nagu, et kes see kuseb, see on nagu vana lehm. See olen mina. Pissi tütreke. Vaata, kunagi oli mingi nalja. Et noh, ei jaa, kui ma nagu tean, et korter on vaikne või siukene ja ma olen mingit inimestega ja siis ma lähen, siis ma ikka üritan seal kuidagi nagu kallutada või nagu mingi nurga leida, et ei ole, et ta läheks ilusti mööda seda poti äärt, vaata, et ma nagu ei kuse nagu mingi otse, nagu mingi et jah, seda ma küll üritan. Aga miks see on niimoodi? Ma ei tea. See on tegelikult siuke vale häbi, vaata. Tegelikult on, jah. Sest no mis sa teed, nagu, kas on parem, et ma ei tea, kusen püksi siis või? Või nagu vaikselt lased on ju mööda sääre, et keegi ei kuule. Ma näinud küll neid TikTokis ja igal pool on need videod, kus inimesed käivad ja nagu vetsuhäda on nii suur, on ju. Isegi, ma ei tea, bussijaamades ja kuskil kaubanduskeskustes, nagu inimesed tõstavad oma kuradi seeliku ja kükitavad ja siis kuradi situvad sinna põrandale. See on ju haige tegelikult. Okei, ma saan aru, et häda ei anna häbeneda, aga see on nagu, aga miks siis niimoodi? Mul tuli üks asi meelde. Siis, kui me elasime teises kohas, mitte seal, kus praegu sina elad, on ju, siis meil oli niimoodi, et ma ei mäleta, kas me läksime keldrisse ühesõnaga ja seal oli mingi massive junn ja me lihtsalt mõtlesime nagu, oh my god, kes see oli, nagu sugudu nagu mingi põder oleks sinna nagu mingi selle junni jätnud, vaata. Ja tuli välja, et see oli meie naabrimehe poeg. Oli ju, mäletad või? See nagu üliväike poiss, mingi 7-aastane võib-olla.
ja ta vist nagu ei saanud tuppa, nagu ta õues mingi mängis, vaata vanematest läksid kodust ära, ta ei saanud tuppa, aga ta oli räiga kakada ja ta lihtsalt sittus meile keldrisse. oli ju. Lihtsalt sittus keldrisse. Aga selle sama kohaga seoses mul tuli meelde see ka, et 4. elas üks perekond ja kelle tütar ka oli nagu, noh, see kuidagi see teema tuli välja, et see poiss oli sinna keldrisse sittunud, onju. Noh, samas on vaata, noh, hea, et ta sinna maja ette ei sittunud, onju. Vähemalt keldrisse. Leidis vähemalt pimeda koha. Jah. Vaene laps, noh. Noh, onju. Ja siis ta ju tuli, koputas mulle ukse peale, et kas ma võin kakale minna. Ma ütlesin, et jaa, tule muidugi. Jaa. Aga no, vaata, meie elasime esimesel, onju, ja siis tema elas üleval seal. Aga vaata, kui lastel on ju see, et kas sul on pissjäda või midagi. Ei ole, endal kuradi lainetab silmis juba. Et mina kunagi sulle ka ju, vaata. Mäletad, ma ütlesin, mine nüüd pissile. Siis sa ütlesid, et mul ei ole pissjäda. Ise käisid mingi jalad ristis põhimõtteliselt. Ma ütlesin, ma tunnen, kui sul pissjäda on. Petsin su ära sellega. Aga noh, sa näed inimesel ära. Tegelikult on jaa. Ja samas on see ei ole üldse tervisele hea ka, et kui sa nagu hoiad kinni. Sest tegelikult sa ütled nagu ise endale ei ju sellega. Nagu, et keha nagu näitab, et tal on vaja minna, siis on vaja minna. Muidugi mitte kuskile kuradi kaubanduskeskuse põrandale. Noh, olgem nagu viisakad ja austavad teiste suhtes, on ju. Et see ei ole eriti nagu tore. Aga minu suhtes, kui sa juba oled nagu pikemalt koos olnud, siis see on nagu fine, et sa ütledki, et ma lähen nüüd kakale. Aga nagu, nagu, mida mina kasutan, on see, et ma ütlen lihtsalt, et vitsid, pane telekas kõvemaks. Et siis ma lähen vetsu, tõmban TikToki lahti. Ilmselt kõik istuvad telos, kui nad käivad vetsus. Ma arvan, et kõik ei ole, aga... Ma arvan, et enamus ikkagi vaatavad TikToki samal, kui nad asjatavad vetsus. Kunagi Vene aeg siis mehed läksid ajaleht kaenlas vetsu, vaata. Lugesid oma ajalehte seal. Jah, aga mul on jah see, et kuule pane telekas kõvemaks ja siis mu mees saab juba aru, et okei. It's time. Aga noh, tegelikult on ju vaata, et kui sa enda selles paari suhtes ei saa nagu öelda, et kurat, mul kõht niimoodi valutab, et raiskab, ma ei tea. Oi plee, et peab midagi ette võtma, vaata. Et kellele sa siis veel räägid seda? Reaalselt. Sest kui sa käidki reaalselt, kas sa kannatad seda nagu, et ma ei tea, kohe kuradi plahvatan kuskile, vaata. Ja sa ei julge nagu öelda ka, et mida sa nagu häbened. Ja sellised inimesed, kui näiteks hakkavad sulle rääkima, et nii nõme oled, vaata. No mida sa teed siis? Noh, sellistega ei tasu üldse tegelikult koos olla, kellele sa ei saa oma nagu nendest hädadest rääkida, sest ikka ju pöördud esimese inimese poole, kes on sul kõige lähedasemal olevam isik siis või? Ma mähim. Lähedasem olev isik. Jah, mõtlesingi seda. Et eriti kui te nagu elate koos ka, siis sa ei saa, nagu see on sinu kodu ka ja nagu sa oled ka inimene, sa ei, nagu naisena, sa ei ole lihtsalt mingi barbinukk, kes ongi lihtsalt ilus ja mingi sa nagu, sa käidki kakal ja see on täiesti okei nagu. Aga paljude jaoks ei ole, vaata. Mul on olnud kunagi niimoodi, et ma mäletan, sinu isaga ma elasin ju väga pikalt koos, on ju. Ja siis oli ka niimoodi, et ma mäletan esimest korda, kui ma ootasin sind ja siis ma ei olnud ka tema nina ees mingit puuksu lasknud ega midagi, on ju. Ja siis me ühe korra käisime seal Läntu järvede ääres jalutamas, väike, mul oli ikka siuke, ma võisin olla mingi paar kuud rase äkki. Ja siis oli niimoodi, et ma kõnnin järsku oli nagu ja mul oli ma täitsa nagu kogemata, vaata siis aga ega ta nagu seda hästi ei võtnud, sest ta ei olnud ka kuulnud, et ma nagu peeretan, on ju. Mida tegelikult ju kõik teevad, aga mul oli nii häbi ja nii nõme oli nagu, aga see oli vist ainuke kord ka. Ja selle 17 aasta jooksul, on ju. Aga teine suhe, mis mul peale seda oli, mitte ei olnud ka minu nina ees, me ei teinud nagu mingeid asju, aga see, et mul kõht valutab ja mingi häda ja midagi vaevab, sellest rääkisime täiesti vabalt. Ükski saame rääkida, sest nagu ongi täpselt, vaat, kellele muule siis räägid, kui mitte talle. Jah, et teine saab hakata sulle lahendusi ka pakkuma, et kuule, et näed, mul on siin mingid, ma ei tea, söetabletti näiteks või vaata mingid asjad, et sa ju ei taha, et teisel inimesel halb oleks. Et ikka juhtub, et on mingid, ma ei tea, toidumürgitused ja mingid asjad ja vahet pole. Et mõtle, kui sööd midagi natuke halvaks läinud ja siis ajab oksele ja siis sul on pass ka veel lahti ja siis sa ei tea, kuhu poole joosta. Hea, et mingi dementsus pole, siis sa ei tea, et jooksed, aga ei tea, mille pärast ja kuhu poole. Okei, must huumor. Praegu ju nii paljud käivad seal kuskil baalil või seal, vaata, siis on see baalipelli. Ja kui sa lähedki oma mehega, te söötegi seal kuskil kohvikus mingit toitu ja teil tekibki nagu see mingi räige kõhu lahti, et igast august pritsib, vaata. Et mis sa siis teed? Pipi põski pildiks.
mis ta? Niimoodi. See on niimoodi, ei, see nagu pritsib, sul on kõht nii lahti, et sul lihtsalt mingi paska pritsib. Jah, et nagu, aga kui sa oled terve aeg olnud suhtes niimoodi, et sa oled mingi väike pisil, siis tegelikult nagu mingi teed hoopis, tegelikult ju kakad on ju, et aga kui sa lähedki reisile ja tekib siuke asi, mida sa siis teed, võtad teise hotellitoa omale või kuidas sa nagu bookid teise hotellitoa, et käia sital põhimõtteliselt. Et see peaks ikkagi kuidagi, ta on sinu mees, see peaks olema nagu avatud suhtlus, on ju? Okei, aga lähme tagasi sinna, et kui sa oledki, lähed teidile, sööd seal midagi, lähete tema poole. Jaa, et kuidas sa nagu ütled seda, et paljudel on nagu juhtunud ju igast asju tegelikult, on ju. Et kurat, mul räige kõhuvalu täitsa perses, et nüüd on nagu, nüüd on minek vaata. Mina olen väga palju kuulnud seda, et naised kasutavad seda lifehacki, et ma lähen mingi loputan üle ennast ja siis nad panevad dušid, kraanid, kuradi kõik veed tööle ja siis anna niimoodi agu, et paha hakkab, vaata. Seda olen mina hästi palju kuulnud. Okay. Tehakse. Ma olen isegi kuulnud, et duši all osad inimesed situvad, kui on nagu kõht väga lahti. Oh my god, mina olen kuulnud, nagu what the fuck? Et üks paarike käis koos pesus ja see mees kuseb oma naise peal iga kord, kui nad koos käivad pesus. Mis iganes sul laeva kõigutab, ütleme nii. Ja, aga nagu what? Kuidas sa naisena oled mingi? Jaa, pisi mu peale. Nii seksikas. Tegelikult on ju nagu siuke alandav. See on nagu mingi peni tuleb ja lihtsalt kuseb su peale. Nagu siuke. Aga ma mõtlen, et kui seal inimesed meeldib, siis mina ei tea. Vähemalt ei ole siuke, et kuule, tule, ma kükitan su peale, lasen sinna. No sellised on ka ju. Golden shower. Ei, ma mõtlen päris seda et kakad kellegi teise peale või? No see on juba nagu... See on nästi, jah. See on väga nästi. Jaa. Aga selle... duši, ärge siis hakake kellegi duši äravoolusel ära ummistama, on ju. Et see ei ole ka nagu tore, et sa mingi pasandad teise sinna kuradi duši äravoolu ja siis on kõik dušinurka. Et selline. Aga mõtlen jah, et tegelikult peaks nagu alguses kohe kindlasti ei ole seda, et hakkad kohe oma mingi kuradi kõhuhädadesse rääkima, vaata. Aga kuidagi see peaks olema täiesti normaalne, et see asi nagu jõuab sinna maale, et nagu sa saadki vabalt nagu väljendada seda, et mu kõht valutab ja et nii kehva on nagu olla, sest usaldus peaks olema ikkagi suhtes, on ju, mitte ei ole see, et mingi hoiad selle, siis nagu mida sa varjada, räägi välja, mis on siuke kuradi nina kiprasane, mis värk on, vaata. Et mul ühel tuttaval juhtus niimoodi, et ta läks ka kuidagi läbi Tinderi tutvus äkki või? Ja siis läks selle tüübi juurde ja nad olid nagu varasemalt pikemalt natuke suhelnud ka, et päris niimoodi esimest korda ei lähe, on ju, juba selle turvalisuse mõttes, on ju. Ja siis nad olid ka seal söönud igast head ja paremat ja siis öösel niimoodi, et tal kõht hakkas niimoodi valutama, ta oli täiesti kägaras ja niimoodi ja tegelikult olid mingid räiged gaasid, saad aru, aga see tüüp magama ka nagu jäänud, sest ta oli täiesti mingi oh my fucking god. Mu kohe kuradi lõhken lihtsalt ja tal oli nagu ta ütles reaalselt nagu nii valus oli, et kohutav. Ja see tüüp tahtis talle kiirabi kutsuda ja mis siis oleks juhtunud, nagu see oleks mingi lastud seal. Nagu, et tegelikult on ainult mingi kõhuhäda, vaata. Et lõpuks siis kuidagi oli jah, et oleks niimoodi võib-olla teadlikkust olnud rohkem, et üldiselt räägitakse niimoodi ka, et kui sa tahad, et paari suhe oleks hästi toimiv ja kõik, et kui te käite söömas või siis, ma ei tea, piknikul ja sööte mingid sellised asju, mis võivad võib-olla tekitada seal midagi, on ju. Et siis kas või, ärge siis pange tähele, kui naised natukene jalutades teist natukene maha jäävad, et ajavad seal omi asju, et ärge siis, ma ei tea, et sabas sörkige päris, on ju, või seal kaelas rippuge see terve aeg, et kui te olete nii lavid-tavid, on ju. Et andke lihtsalt natukene nagu space'i inimesele, et nagu ta saaks vabalt oma mingid asju seal ajada, on ju. Ja vetsu ka, et ärge siis, ma ei tea, minge sinna ust kraapima, et kuule, kallis, kaua sul läheb. Et las ta seal olla ja siis kõik on õnnelikud, on ju. Muidu on nii, et mõtle, ise oled ka ju pahast tujus ja kõik, kui sul kuradi kõht valutab ja tahaks räigelt sittuda, aga ei saa. Minu käest on ka isegi küsitud, et miks sa nii näost ära oled, mis sul viga on. Ma ei ütle sulle, et mul on kakahäda, mul sellepärast paha tuju vaata. Või nagu kohe see häiribki täiesti ju nagu kõike. Ja siis ma olingi lihtsalt nagu, mul oli lihtsalt mingi, ei tea. Ja ma olin lihtsalt mingi, ma tahan vetsu, nagu see oli niimoodi, et mingi pundi inimestega mingi ärkasime, jõime kohvi, hakkasime juba sõitma kuskil teise Eesti otsa, nagu mingi 0 vetsu breiki, hommikul ka ei lähe, siis me ööbisime kõik koos nagu ühes korteris
ja ma ei tahtnud minna sinna vetsu. Et varem ma olin nagu väga nagu boob shy, nagu nüüd mul on juba nagu rohkem savi. Aga nagu varem ma olin täiesti, ma olingi mingi, ma hoiangi kinni, kas või nagu päevi, ma lihtsalt ei lähe vetsu nagu. Ja siis oligi, võtsingi kinni ja siis, ma ei teagi, lõpuks ma vist, ma ei mäleta, kuidas see lahenes, aga ühesõnaga inimesed saavad aru, et sul on midagi väga halvasti. Tegelikult ongi, aga no vaata on jah, et mingi bensuka, mingid breikid, siis saad seda nagu ära kasutada. Ja, aga vaata, siis on see, et mingi meesterahvas ütleb sulle, mine käi ennem ära, siis sa oled mingi, mine ise. Ma ei taha minna. Aga pärast on nii, et sa ei näe seda inimest võib-olla mitte kunagi. Jumala pohhu. Ei, ma mõtlen, kui te lähete vaata mingi pundiga, et nagu meil oli nagu mina, mu sõbranna ja meie mingid nagu nii-öelda poikad, vaata. Nagu olime üks mingi punt ja siis nagu ei saa niimoodi vaata. Ütled, ei, mine ise, et mul võib natuke kauem minna. Aga siis on teada kohe vaata. Äkki tal on ka nagu sama häda vaata. No jaa, aga mis seal vetsus tegelikult tehakse? No? Tead, aga mul on töö juures ka olnud, ma olen tähele pannud. Osad inimesed tulevad tööle, nad ei käi number 2 seal ja nad on rääkinud ka nagu, mida sa teed siis, kas sa pead minema või nagu keegi on just vetsus seal kuradi sital käinud, on ja? Et männi lõhnalist vetsu seda ei soovita kasutada, sest kunagi minu üks sõbranna ema ütles, et kurat, ei saa seda kasutada, see on siuke tunne, nagu oleks männi metsas sital käinud. Mis asja? Jaa, et see õhuvärskendi või see vaata. No, see oli nii naljakas ja mulle ei meelde kohe sellest. Okay. Et, aga nagu, ja siis nad põhimõtteliselt nagu töö juures vetsus ei käi, ja tegelikult on see, et sul mingi räigelt kõht valutab ja niimoodi. Et mida sa seal vetsus käid siis tegema? Seal on 2 varianti ainult, kas käid number 1 või number 2. Et nagu see ei peaks olema mingi häbi asi, et sa nagu no, kui on vaja minna, siis on vaja minna. No. Et ega see, mis see oleks targem lahendus, et sa lähed kuskile kuradi nurga taha sitale või? Nagu, see ei ole ju lahendus. Keldrisse, jah. Või kuskile katusele. Jah. Siis on ja, ma ei whatever. Aga jah, et selline, see peaks olema täiesti normaalne, et sa saad nagu nendest asjadest rääkida ja kõik vaata, et see ei ole nagu okei, et muidu on nagu, mida sa kannatad seal. Täpselt. Et, aga ma ei teagi seda nagu ajastust, et millal oleks nagu, võib-olla ongi, et kui sa alguses kohe saad inimesega tuttavaks, siis sa nagu julged kohe nagu rääkida sellest, vaata, et kui peaks olema mingi situatsioon selles, mitte et sa ei hakka kohe, mõni mõtleb, et sa oled mingi kuradi, sul on mingi fetiš, vaata, et sa tahadki, et sa oled nagu see Dubai, see. Siis mul tuli meelde üks seik, ma olin klubis täiesti lakku täis ja siis ma mingi mehega lihtsalt rääkisime juttu reaalselt nagu, ta oli nii kole, et ma nagu ei sebistama, aga me lihtsalt rääkisime juttu. Ma puistasin talle oma südant, kuidas ma rääkisin talle, et ma tahan endale meest, kellele ma saan öelda, kui mul on kakahäda. Ma lihtsalt nagu mingi pool tundi jäppisin talle sellest, kuidas ma tahan meest, kellele ma saan rääkida, kui ma tahan vetsu minna. Nagu oleks mingi trauma. Ja ta oli lihtsalt seal kõrval ja ta oli nii gentleman, ta lihtsalt kuulaski mu ära ja ta oli mingi mis tal muud üle jäi? Et siukestest asjadest peabki saama rääkida ja ma nüüd tagantjärgi mõtlen, mul on nii piinlik nagu, et ma nagu mõtle, sa lähed peole mingi ülinaist, tutvud mingi tüdrukuga ja siis ta lihtsalt hakkab sulle rääkima, kuidas ta tahab endale meest, kelle ta saab rääkida, et ta käib kakal. Nagu what the fuck. Ja, see oli crazy. Aga selles mõttes see on nagu siuke, ma ei tea, no ju siis on mingi trauma või mingi asi. Tegelikult, miks on see nagu nii häbi asi, ma ei saa aru. Mina tean, kunagi ka ammu hängisime niimoodi, et mingi autodega mingi sõitsime ringi ja siis vahepeal oli paus, mingi kõik käisid mingi kodus mingi söömas või mis iganes on ja. Ja siis ma käisin ka vetsus ja ma lasin õhuvärskendit. Nagu ikka normaalne inimene laseb. Ja siis ma sain uuesti kokku, ma läksin istusin autosse ja siis üks tüüp ütleb sealt autost, et mingi imelik nagu õhuvärskendaja lõht tuli, et keegi sital või? Ja mul seal mingi, ei käinud. Mina pole käinud kuskil, mina küll ei situ. Ja, et nagu, ma ei tea. Et inimesed nagu ise ka veits teevad sellest nagu nii tabu teema, vaata. Mingi, sa käisid sital või? No ongi, vaata, selles mõttes, miks ma seda tööd nagu mainisin enne. Meil on nii palju selliseid töö juures, kes on ka mingi, issand, mina küll ei suudaks ja mingi, ja ma olen kuulnud selliseid asju ka, et inimesed käivad reisil mingi nädal aega ja nad ei käi number 2 seal. See on nüüd nagu, mida sa teed, nagu miks? Et miks sul see nii häbi on, et nagu see kunagi oli mingi laul, et hoian kõik endale. Nagu miks midagi veel ei lase. Jaa, nagu miks sa teed seda lihtsalt? Tee, mis sul on vaja teha nagu. Ma ei tea, jah. Et võiks ju täitsa nagu rahulikult neid asju kuidagi võtta, et oleks endal ka mõnus. Ja minu arust see nagu bondib ka inimesi.
nagu minust, nagu mina tunnen, et inimesed, kellele ma saan öelda, et kuule, ma lähen nüüd number 2-le, nad on nagu toredad inimesed mu elus, omad, jah, täpselt. Et siuke nagu oma inimese. Ja. Et meil oli kunagi, me käisime reisil ja siis naiste pundiga, ma mäletan, ühel mu sõbrannal olid mingid siuksed imetilgad, et tal oli ka natuke nagu raskus, et ta ei saanud nagu minna, vaata. Kõht oli nii kinni või mingi selline. Ja siis, aga seal, me käisime Türgis, aga seal on väga palju, need kohalikud söövad nagu seda hästi palju saia hommikut ja kõik, aga nad teevad selle oliiviõliga ja kõik, seal eriti nagu mingid siukseid suuremaid inimesi nagu ei ole, onju. Aga ma arvan, et see kõik ongi sellest, et seda õli nii palju tarbib. Mõtle, kui teeb libedaks, onju. Lähed vetsu ei pea isegi. Jah, see vupsab ise sul. Ei pea pushimagi, vaata. Ja siis pärast oli siuke nali, et me ütlesime, et tal olid mingid tilgad kaasas, mis nii-öelda leevendasid seda. Tegid lahti kõhu. Ja nagu aitas nagu kiiremini. Me ütlesime, me peame kõik hakkama neid tilkuda käest varsti küsima, et saaks nagu rahulikult seal nagu oma asjad ära ajada. Ja nagu, me kogu aeg rääkisime siukseid asju, pole täda midagi, onju. Tegelikult see on jumala normaalne, et kuule, et... Aga kas sai ei olegi asi, mis teebki kõhu kinni või? Teebki. Sellepärast tal oligi kõht kinni. Ja, me teame põhjust. Aga ega siis sellepärast, see sai oli nii värske, oli sealt ahjust just tulnud mõnus selline. Tal oli koorik, oli siuke kõva ja seest oli pehme, selline vaata hästi mõnus. Ja nad söövad ju hästi palju oliive ja igast siukseid asju ka, mis tegelikult on selle kõrge rasvasisaldusega nii-öelda vaata. Et tegelikult on nagu ülinormaalne, aga ma ei tea jah, ega Eesti inimesed nii väga seda õli nagu ei taha ju näost sisse ajada. Ei ole eriti, jah. See pigem on nagu jah, nende ja vaata Itaalias ja igal pool tegelikult nad söövad hästi palju siukseid asju. Kõik pastad, kõik on ju õlisse uputatud. Jaa, aga ma arvan, et see on teadlik värk. Pitsadel on ka, vaata, sa näed seda õliloiku seal peal. Ja. Et see tegelikult, ma usun, et see täiega leevendab tegelikult seda kõike, seda protsessi nagu inimkehas. Aga jah, et ma arvan, et jah, pigem nagu mõistlikum oleks nagu rääkida, et kui sul tõesti midagi vaevab. Ja kui inimene hakkab sind shame'ima sellepärast, siis ta ei ole lihtsalt õige inimene. Jaa, täpselt. Nagu päriselt. Et siis ei ole mingit nagu tuleviku lootust selles mõttes, et kui sa ei saa isegi sellist väga lihtsat asja ja loomulikku asja nagu rääkida, et siis mida sa nagu ootad, et sealt oleks, et suht... No mina olen alati nagu püüdnud siukest asja nagu normaliseerida või nagu ma ise suht kiirelt hakkan inimestele rääkima mingit, ma ei tea, kakanalju või mis iganes vaata, sest et see on justkui tabu teema ja kui sa tood selle nagu teemasse, siis inimestel on mingi, vau, ta on nii avatud vaata või nagu täiega siuke. Ja siis mul on öeldud ka, et nagu sinuga on nagu nii lihtne nagu rääkida, ongi seksist, kakamisest, et nagu justkui mis on tabu teemad, et sa nagu teed need nii nagu normaalseks. Siis ma olen mingi, vau, teile. Ja, mul on sama. Et niisama ka, et teisel näiteks, ma ei tea, paaril ütleb sulle, et ma ei tea, kõht nii valutab. Siis ongi, sa tegelikult tahadki ju aidata reaalselt, et sa hakkad nagu, ongi räägida jah, et mul oli ka või mida iganes, vaata, siuke samastumise asi on. Ja siis ongi teine vaatabki, et väga, väga okei, et saame nagu rääkida. Sest see ei ole ju nagu, miks ma pean seda, kuradi isegi kõige tähtsamad ninad, ma ei tea, mingid kuulsused, kes iganes Ameerikas seal eilisterid, kuradi kõik ju teevad. Jah, kõik ju tegelikult käivad, et see on täiesti normaalne. Jah, täpselt. Et ei pea nagu põdema seda asja, jah, et kuidagi ma isegi ei tea nagu samas, et kuidas... Sul on olnud mingit söökest? Oi, muidugi. Kellel siis ei oleks. Et võib-olla selle nagu mingi, oled siuke käspomm, vaata, kõndiv käspomm, aga sa ei taha nagu ikkagi sa ei taha ju, et inimesed vaatavad, ise käid ja oled siuke mingi beib on ja siis käid ja mingi punksutad ringi. Et pigem ongi, et selliseid inimesi, kellega ennast väga vabalt tunned, siis mul oledki vist ainult sina. Ülejäänud ei ole. Mitte kellegi teise juuresolekul nagu ei ole siuke. Et ma ei taha ka nagu, see on siuke, ma ei tea. Ma isegi ei tea, miks see on nagu siuke häbi või. Kuidagi ühiskonna poolt tehtud nii... Vaata, kui ma magan kellegi kaisus nagu, siis kui ma öösel magan, siis mina ei vastuta, mida ma teen. Et see on nagu ainuke. Jaa. Mõnest nagu, ma olen kuulnud teistel naistel lugused ja ma olen suht kindel, mul on endal juhtunud, et öösel nagu peeretad ja särkad üles. Oh my god, ega ta ei kuulnud. Siis niimoodi mingi piilud, vaata, magad ikka veel või? Teine teeb näo, et ta magab. Ja. Aga võib-olla magabki, on ju, aga siis mõtled raudselt, endal on nii mark, on ju. Jaa. Küll.
No see ongi ju keha lõdvestub, vaata. Kõik tuleb välja. Nästi. Ei, aga ise oleme mingi ise normaalne, mingi jõusarõve. Ei, aga tegelikult see nagu pole nagu esimene valik, et pohhu ja magan vaata ikkagi nagu. Aga lihtsalt see on jama ja ma ei tea, Kuidagi alguses on see väga keeruline. Just hakata deitima või mingi siuke. Tule minu juurde ööseks ja siis sa mõtled mingi, oled aega stressis, mingi ma räägin vetsukas, kuidas ma lähen, mida ma ütlen, mida ma saan tööle panna. Ma ise olen kasutanud seda kubu, vaata. Võt kubu tööle, ütled davai. Sa tead, mida ma tegema lähen. I'm going. Yes. See you later. Sest tegelikult on nii ka, vaata, kui sa lähed inimesega esimest korda reisile näiteks. See on ju, vaata, te olete nii väikses ruumis koos. Ja nagu ma mõtlen just meesterahvaga, vaata, et siis lihtsalt asjad juhtuvad. Aga see on, ma räägin, et see on tegelikult täiesti normaalne. Bondimise moment, vaata. Üks käib ja teine käib. Jah, et ma hoian sul silma peal, et mine tee. Nagu loomariigis, vaata. Nagu mul on see, et ma lähen vetsu ja siis musu jookseb ju sinna vetsu ja tuleb, istub mul seal kõrval. Musu meie kass. Et siis ta tuleb ja niimoodi valvab mind seal. Et ma saaks niimoodi turvaliselt oma asjad ära aetud. Et keegi ründama ei tule. No ikkagi ma toidan teda, muidu kui minuga peaks midagi juhtuma, siis tal on ju kellad kahe. Ma mõtlen, kas mul on nagu raudselt ka midagi nagu juhtunud. Ma mõtlen nagu tuua mingi reaalne näide, aga... Kas kuskil avalikus kohas on olnud see, et mingi järsku tuleb mingi ootamatult üks siuke peer ja sa pärast oled mingi what the fuck, et ega keegi ei kuulnud? Niimoodi peeru vist ei ole olnud. Minul vist kunagi oli kuskil kaubanduskeskuses. Aga nagu see oli täiesti lamp, nagu muidu tavaliselt ikka ju tunned, kui kuskilt midagi tahab välja pugeda. Et nagu sa oskad ennast nagu tagasi hoida, normaalselt juba austades teisi ja ennast. Aga ühe korra oli, ma ei mäleta, mida ma ka olin seal kuradi manustanud, on ju. Ja siis... Manustanud kõlab nagu tegib mingi narkootikume. Ei. No tarbinud. No samamoodi ju. Ühesõnaga sõid midagi. Ja, et midagi ma olin söönud seal, jah, aga see tuli kuidagi nii ootamatu, nagu, aga mitte niimoodi, et mingi kärtsuga on ja ma mõtlen, kui sa oleks mingi käid pühapäeviti kirikus ja siis järsku keegi laseb sul räige kuradi peeru maha. See on ju samas on ju normaalne, aga siis vaatad nagu samamoodi lolli näoga ringi, et kes see tegi, vaata, et sa ise süüdi ei peaks jääma. Ma ei tea midagi. Jaa, et see on ikka väga... Mul peeruga vist ei ole, aga mul on krooksumisega. Mul väga kergelt tulevad nagu krooksud, nagu ma rõhitsen nagu suht palju, mis on väga rõve. Krooks on ilusam sõna kui rõhitsemine. Rõhitsemine nagu siga rõhitseda. Ühesõnaga krooksumine siis on ju. Me olime kinos ja ilmselt Coca-Cola, nachod on ja siis just tekkis nagu vaikuse hetk ja ma reast ei kontrollinud seda. Nagu ma ikka krooksuga samamoodi, sa tunned, et hakkab tulema vaata. Ja mu kõht korises palju. Hakkab pihta. Ja siis järsku lihtsalt ja mul nagu kogemata lihtsalt oli suu lahti sama aeg. Ja siis ja tuli lihtsalt krooks. Ja siis mul oli nii piinlik, aga nagu ma isegi ei tundnud, et ta tuleb, ta lihtsalt tuli. Jaa, aga mul on ühe korra juhtunud, vaata, alles hiljuti me käisime Lisettega Väike-Maarjast terminali tanklas söömas, on ju. Ja meil oli niisama ka lõpus mingi täiega naasime. Nii pull, ma ei saa. Ja siis sööme ja siis ma võtan kahvliga ja hakkan niimoodi suhu endale panema ja ma tegin suu lahti ja järsku tegi. Ja ma nägin täpselt pilti, kuidas ta lihtsalt nagu toetab niimoodi. Kahvel on suus, suu on lahti ja siis ta tegi. Ja ma olin mida sa teed. Ja meil on see, et kui me nagu naerame nagu südamest. Me naerame nagu lämbuvad kajakad. Ja. Täitsa niimoodi, et me naerame niimoodi, et nagu pilt on, aga heli ei ole. Ja see oli täpselt samamoodi. Ma arvan, et töötajad ka mõtlesid, et mis nüüd juht järsku on siuke vaikus. Ja järsku tuleb kuskilt mingi... Ja me lihtsalt itsitasime, kuigi see on nii nagu matslik ja nagu mida sa naerad, vaata, ups, juhtus. Aga see oli selles hetkes, see oli nii naljakas, mul pisarad voolasid. Ma olin mingi, mida ma nägin. Ja ma räägin esimest korda, ma pole kunagi nii teinud. Vaata, ikka tunned, tuleb, siis sa kuidagi hoiad nagu tagasi, et sa ei lase seda krooksu nagu välja. Aga see oli täiesti mingi... See on ohtlik, jah. Kui suu on lahti, siis tuleb igast lihtsalt. Jaa, aga selle krooksu laskmise, see ei ole üldse nagu nii... Siuke tuleb midagi... Ma ei tea, see ei ole nagu üldse nii hull. Kui sul on suu kinni ja sul tuleb krooks, fine.
aga kui sul ongi suu lahti, siis on küll piinlik. Lased lihtsalt, vaata, see on kui oleks olnud mingi dinner mingite paljude inimestega, siis oled sa ja. Siis oleks huvi. Jumal tänatud, et see on ainult ühe korra juhtunud. Et ikka suudad ennast kontrollida, vaata, oled ikkagi inimene. Et ja, aga noh, see on jah kuidagi, aga see on kuidagi nagu leebem asi. Mõtle, kui sa oled kuskil mingi lased, vaata, see on nasty ja rõve. Et nagu lihtsalt vali oma aega ja kohta. Täpselt, jah. Aga selle issand jumal, krooksutamisega on nagu kuradi mähkar. Nii, krooksutamisega. Et see on kuidagi nagu leebem. On küll, jah. Jah, et ta ei ole nagu nii siuke, no ikka tuleb, ma ei tea. Kuskilt, noh näed, kuskilt otsast peavad need kuradi gaasid välja tulema ju. Et siis ongi kas nagu vali oma tee ise. Ma olen kuulnud seda ka vaata, et inimesed, kes ei peereta palju, nad krooksutavad rohkem. Aga siis nagu mina ka mõtlesin. No siis ma ei taha nimesid nimetada. Ära nimetas. Räägi ilma. Ei, okei. Ühesõnaga, kunagi oli üks inimene, kes ka väga palju krooksutas ja ta suu haises kogu aeg. Siis ma mõtlesin, et nagu, kas ta ei käi vetsus, vaata, et tal tuleb kõik nagu siit välja. Ja, aga nii aga see on võimalik. Jaa. Okei. See on ikka täitsa siuke. Mul see suu haise, mida? Ma ka ei oska rääkida. See suu haisuvärk on ka nagu siuke, et nagu inimesed võiks öelda. Keegi ei ütle sulle, kui see suu haiseb, vaata. Aga sa ise võib-olla ei saagi aru nagu. Kui on sinu mingi enda normaalne oleks, siis ei saadagi aru. Või siis näiteks ma mäletan koolis. No, igal teisel õpetajal kuredi suunurgad vahutavad. Ja see on nii nästi, see on nii nästi, see on nii nagu, ma lihtsalt vaatan teda ja ma tahaks siis toksendada. Siis hakkad ise nagu automaatselt oma suunurki pühkima, sellepärast mõtled, et oi kui õudne. Jaa, nii rõve. Aga see ongi nad lihtsalt nagu siis neil tatil hooleb ja siis see tatt või nagu nii, kuidas sa ei tunne? Mingi ila erist nii õudne. Ja, mul on üks töökaaslane ka selline. Päriselt või? Jah. Ma ka nimesid ei nimeta, aga ta on selline, jah. Aga mitte iga kord selles mõttes. Ta on nagu ka vahest arva, ma ei tea, mis värk sellega nagu on. Õudne. Jaa. Et nagu... Siis see, kui juba läks jutt õpetajate peale. Maru. Siis see, kuidas vaata, see veel õpetaja tuleb, vaata su laua juurde, tal on need suunurgad vahtus, vaata. Siis ta tuleb niimoodi, siis ta toetab ja siis ta on teisele õpilasele mingi persega näos, vaata. Ja siis ma olen lihtsalt mingi, mida sa teed, girl, nagu? Kas sa selleks tulidki siia? Mitte, et nagu maha teha meie õpetajaid, mitte üldse seda, nagu kindlasti on väga toredad ja normaalsed inimesi ka, kes lähevad, kükitavad on ju õpilase laua kohale, aga osad on vaata siuksed, kes nagu toetavad niimoodi. Ja siis ongi teine, kes on tasel kõrval või niimoodi, see on mingi, oh my god, vaata. Mingi ohter on näos. Jah. Ma ei tea, miks nad nii teevad. Aga kas on näiteks siukest olukorda sul olnud, et sa oled kellegiga seltskonnas, kelle näiteks ongi see, et järsku tuleb mingi peeretab või mingi, ma ei tea, teeb mingid asju, mis nagu ei ole siuksed nagu norm? Ei tea, mul niimoodi ei löö pähe kohe nagu kohe. Mina mäletan kunagi väikemääras, ma käisin. Ei löö pähe, mida ei löö pähe. Kohe nagu kohe. Et käisime joogas, aine. Nii. Ja seal mingi naisterahvas. Lõdvestu käis, kõik on. Ja see naisterahvas oli veel hästi kena selline, jumala ilus naine oli. Ja siis ka, muidugi tal oli mega piinlik, ta oli täiesti näost, tal vist, ma ei tea, juukse karva, need juured ka vist tulitasid, nagu ta oli nagu nii selline. Ja, aga siis see treener ütles, et et ikka juhtub ja nagu see on normaalne ja niimoodi, aga see oli nagu tähelepanu, see oli täielik vaikus aine. Ja siis ta nagu lasi seda peeru veel, siukse kärtsuga tuli, see oli nagu mingi oh my fucking god nagu. Ja siis aga kõik vaatavad nagu kõigi poole nagu, et kes see tegi. Aga tema läks näost punaseks, aga mul oli endal ka nii piinlik. Ma läksin ise ka näost punaseks, selles mõttes. Kõik arvasid, et sa oled sina rõudselt. Ma ei tea. Aga ma ei tea, keegi pidi selle süü enda peale võtma, on ju. Ma olen ka siuke, mul on ka teiste pärast piinlik. Või nagu keegi on närvis, siis ma lähen ka närvi. Mitte nagu vihaseks, vaid nagu keegi on nagu anxious või nagu nervous, vaata. Siis mul tekib ka nagu siuke mingi, sest ma olen nagu I'm nervous for them, vaata. Või kuidagi siuke, ma olen nagu nii empaatiline, et ma tunnen nagu seda, mida see teine inimene tunneb. Mul on sama. Ma ei tea, jah. Aga selle niimoodi avalikus kohas nii-öelda, ma ei tea, kui keegi läheb ja näiteks tuleb vastu mingi pompsik, vaata, kes siis nii-öelda, ma ei tea, laseb seal peeru. Ma ei tea, see on nagu, see käib nagu nendega nagu kaasa kuidagi, vaata.
kuidagi võtad seda asja pohvelt. Aga kui tuleks mingi hästi siuke kena mingi daamotška või mingi selline ja keegi laseb, siis vaatad küll nagu what the fuck, mida see tundub, et nii siuke puts ja käde ja selline nagu ilus ja klassi ja kõike siis sa lased. Et mul ühe korra Rakvere Põhjakeskuse vetsus. Nii. Ma läksin sinna ja niimoodi, et minu kõrvale sinna sellesse putkasse nii-öelda tuli mingi naisterahvas ja ma kuulen, kuidas ta niimoodi paukus ja nagu kuradi. Neid on nii palju. Täiesti lõpp. Aga siis mõtled ka, et issand nii nagu julge naine, vaata. Aga kurat, kui ikka valutab seal, mis sa teed? Aga ma vihkan neid vetse, mis on nagu lihtsalt suur ruum ja siis on need mingid kabiinid, vaata, millel ei ole nagu, et sul ei ole kinni kabiin. Ja. Vabandust, vaid sul on nagu ülevalt alt, igalt poolt on lahti. Siis ma sama hästi nagu panen mul see vetsupott sinna keset kaubanduskeskust. Siuke tunne on mul. Mulle ei meeldi seal käia. Ja, aga ikka lähed, kui häda käes on. Parem ikka kui see, et sa kannatad ja siis lõpuks mingi nutad. Ise ta on, siis ma võin minna. Jah, viiakse kiirabisse. Aga seda on küll väga palju olnud, jah. Ja isegi öeldakse ju ka, et naiste vetsud on palju hullemad ja mustemad kui meeste omad. Naised on siuksed sitakäid. On, jah. Veri, kusi, kaka. Et selle naisega seotud, tõesti see paukus nagu kuradi, ma ei tea, mis asi seal on. Siis ta tuli välja. Aga see on nii siuke. Oh my god. Ootasid, et kõik lähevad ära või midagi, vaata. Nagu, et sa lähed veel nagu uhke näoga kõnnid välja, nagu mingi, I did it. Jah, aga võib-olla oligi nii, et vaata, tegelikult ei tea ju kunagi, mis see inimese mingi taust on. Võib-olla ta ootas, ma ei tea, nädalaid, et sealt midagi välja tuleks, aga nagu siis lõpuks sai mingit rohtu ja siis oli yes. Läks ja pani kohe siukse pirni maha. Aga kui on ikka võimalus, siis ma alati lähen sinna nagu privaatsesse, kus saad ilusti olla oma ette, mitte et sa lihtsalt tõmbad selle mingi haagi ette ja igalt poolt nagu kuuled ja näed, mis teised teevad, vaata. See on jah, et mingi privaatsus, et okei, sa võid ju olla nagu, et enda lähedaste inimestega, et sa võid ju nendest asjadest rääkida ja kõik on ju, aga et ma ei tea, mul on ka selle koha pealt, ma ei tea isegi, kus see tulnud tegelikult on. Nagu see häbitunne või selline. Et see tegelikult on ju normaalne. Tahtsin praegu öelda, et lapsepõlvest, aga tegelikult ei ole ja vaata, kuidas väiksed lapsed lihtsalt peeretavad ja kakavad ja kõik on mingi oi, tal tuli kaka ja siis minnakse ja kiidetakse, nii tubli oled, said nagu hakkama ja tegid ära. Et kui hakatakse oma seda pepput seal ise pühkima veel ja siis ollakse veel tuplimad ja aga kui lõpuks tuleb siis see midagi. Siis ei ole nagu häbiasi, aga samas nagu kasvad suuremaks, et siis see nagu muutub häbiasjaks. Jah, et miks tegelikult? Ma ei tea, jah. Et vaata, seal ongi nagu see siuke piir, et aga osad on ka, ma mäletan kunagi lapsepõlves, meil oli mingi, see tüdruk elas seal kuskil ka Väike-Maarjas on ju, meist nagu eemal, aga ta oli selline, ta tuli sinna, siis see peeret käis ja paukus ringi nagu ja mulle üldse ei meeldi, minu jaoks oli nii nõme nagu, mis viga nagu on, et meile nagu küll öeldi, et et mingid asju, et sa teed nagu privaatselt, et keegi ei pea su kuradi mingid tuumasõda siin üle elama, on ju, et selles mõttes, aga nagu ma ei tea, mis ajas see muutub siis selliseks, et sul ongi nagu, et sa mõtled, et sa pead olema hästi selline, et sa ei tohi nagu sellest rääkida ja see on nagu mingi ma ei tea, jah. Nagu oleks kuidagi ära tapnud, vaata. Ma praegu mõtlen, et võib-olla tiineka aeg, et kui sa nagu ongi, vaata, üritad juba mingi poistele või tüdrukutele meeldida, vaata, ja siis mingi oled seltskonnas, et sa ei lähe nagu mingi müristama sinna vetsu. Äkki see aeg? Ma ei tea, jah. Tunduks nagu siuke. Sest ma niimoodi tagasi mõtlen, aga ma ei mäleta küll, et oleks, et keegi oleks öelnud midagi, et see käis sital. Ja siis sai käive. Et kuidagi nagu, miks see nagu... Ma ei tea, millal see muutub nagu aga peale joomist on need kõige hullem. Oi, ära räägi. siis on selline mõtted ka, et keegi peale sind läheb, siis sa sisened omal vastutusel, vaata, mingi sildi peaks saama sinna ukse külge panna, et sa ei lähe sinna lihtsalt. Jaa. Kuradi ignoreeri, nädal aega raisk ära mine sinna ligi, vaata. Ma ei tea ja miks see alkohol või nagu... See on ju tegelikult, alkohol on ka ju tegelikult täielik mürk ja kui su kehast need toksiinid kõik tulevad välja, see on nagu topelt. Alati ju käib algsiga veel, kui koju jõuad ikka mingi purks või mingi rämps on ja siis ongi nagu mingi räige kombo lihtsalt. Sa oledki hommikul nagu... Täitsa perses. Aga pärast on nii hea olla. Tõsi, see on nagu siuke detox, vaata. Jah, detox, jah. Detox. Isegi, minu arust tekiila on väga siuke jook, mis paneb niimoodi, et järgmine päev sul on nagu lappes. Et see ongi võib-olla see nagu tekiila ise, sul on sool, sul on sidrun,
et see kõik see happelisus ja niimoodi ja siis sul on järgmine päev nagu täiesti kaputt. Aga sul on olnud niimoodi, et sa oled tekiilat joonud terve peo vältel või? Ainult tekiilat või? Minul ei olegi olnud, aga ma ei taha ka, see on täiesti, mul on trauma sellest tekiilast. Ei, mul on ka tegelikult kunagi esimest korda vist jõin, ma tegin mingi 3 pitsi, ma olin nagu täiesti läinud. See on nii räige ikka tegelikult. See on räme lihtsalt. Aga see tekiila joomine pidi olema, et kui sa ainult tekiilat jood üksinda, vaata, tegelikult see on üldse nagu erinevate alkoholidega, et kui sa jood, ma ei tea, ainult viina, siis joogi ainult viina. Kui sa hakkad mingit segu 7 seal panema, siis on perses. Ja täiesti nagu lappes, on ju. Sest mulle kõige viimasem tekiila joomine oli Virma baaris, Rakveres, kus siis me olime ka oma naiste seltskonnaga, on ju. Ja me jõimegi mingit kokse seal. Ja siis üks sõbrannadest oli kogu aeg mingi, kuule, davai, lähme, teeme ühed tekiila ringid, on ju. Läksime siis leti äärde, tõmbasime need hinge alla. Ja siis, alguses ei olnudki nagu midagi, on ju. Ikka siuke hea tuju sees ja tantsisid seal kõik. Ja siis läksime veel, on ju. Aga me ju panime nagu segamini, on ju, see tekiilat ja need viinakoksid ja kõik asjad, on ju. Ja siis lõpuks oli niimoodi, et ma lihtsalt mingi seisin seal tantsuplatsi peal. Ma olin mingi, ma ei tea, siis õde küsis mu käest, et kas sa tahad koju minna? Ma mingi... Nii, ma veel oksendasin talle voodisse ja kõik, ma olin täiesti nii perses omadega nagu. Oh my fucking god. Ja neil on alati vaat see mingi delay ka, et sa nagu jood nüüd, aga poole tunni pärast sul on mingi wow, või isegi 10 minutit, mis iganes. Aga et ta ei ole niimoodi, et nagu kohe hakkaks nagu pähe või siuke, et nagu siis sa mõtledki, vaata, jood pähe, ei hakka, mis toimub, vaata. Ja siis muudkui panedki ja siis lõpuks oled nagu nii laiali, kui paha hakkab lihtsalt. Aga praegu ma olen üldse tegelikult, ma olen seda kanget alkoholi nagu ei kannata üldse. Ja ma võin seda mingit valget veini juua või midagi lahjat, mingit siidri. Ma jõin eile ühe selle siidri, selle suurema, vaata. Ma tundsin, ma olen täiesti tipsi nagu. Vaata, kui odavalt. 4 eurot ja õhtu tehtud. Kooli ajal kunagi me, nagu, kes seda vaatavad ja ennast ära tunnevad, siis tervitsed teile, on ju. Me ju ostsime ka mingid neid väikseid 0,33 äkki või mingid džinnid või mingid asjad ja siis me põhimõtteliselt enne kooli diskot me jõime kuskil nurga taga seda ja seda aru ja siis sa jood selle ära, sa oled ka nagu jumala kännis, täiesti perses ja siis me tegime nagu pulli, et issand meiega, me saame nii odavalt hakkama, me oleme nagu chicken head'ide klubi, vaata, et nagu kanapead on ju, et nii kergelt kuradi nokkis kohe. Et nii, võtad sealt nii odav ju juua, vaata. Said oma tuju sisse ja läksid ja nii tore. Meil oli kunagi mingi, ma ei tea, meid oli ikka räigelt seal pundis mingi 10–15 inimest võib-olla ja me ostsime ühe selle ballooni, see mingi gin turbo, vaata, mis maitses nagu energiajook. Ja see oli meie lemmikst, et nagu energiajook ei tohiks seda ka juua, vaata. Et see on 2 ühes, vaata. Tegelikult nagu algs ja energiajook. Ja siis meil käis see nagu ringi peal, nagu see vist oli üks meie lemmikuid. Aga me ikka ka nagu alustasime Somerspiga, nagu see Somerspi oli siuke. Ja siis nüüd nagu vanemas eas võtad seda Somerspit, see on nii siuke nostalgiline, et oi, kui tore oli kunagi. Eile jõingi seda, nagu ülimõnus oli. Ei, tegelikult on mõnus siuke mingi lahja alkohol, et sa ja, nüüd võtad külm ka, vaata. Jah, et aga just, et kui sa võtad seda mingit väga kanget, mul on niimoodi, et mul pigem hakkab paha. Et mitte ei ole see, et mingi, ma tahaks täiega mingi juua, vaata. Mõistlik on, et nagu tookord, vaata, kui me Tallinnas olime, läksime sinna kontserdile. Et me jõime alguses Lisetega mingi veini, jah, aga ma mõtlen mingi 1,5 pudelit umbes näkku või 3 pudelit jõime 2 peale. 3 pudelit. Jah, 2 peale, on ju. Ja siis läksime sinna Helitehas oli või? Helitehas ei olnud. Või Telliskivil, mis asi see oli? Noblessnerisse läksime, jah. Helitehas on minust Tallinnas mingi klubi, kus käivad 16 aastad. On või? Okei. Ma ei ole kindel. Jah, aga ühesõnaga Noblessnerisse läksime. Läksime sinna ja siis me vaatasime, et kuidas? Valukotta. Jah. Ja siis läksime, mõtlesime, et võtaks ka siis algsiselt, on ju. Ja vaatasime, et vein maksis 12 eurot ja viinakoks maksis ka 12 eurot. Siis me mõtlesime, et persi võtame seda viinakoksi pigem siis. Ja me vist mingi 2 tükki võtsime või? Sina 2 ja mina 2. Võib-olla jah, ma ei mäleta mõni. Järgmine päev ma olin nagu kuradi suremas seal lihtsalt. Lisette kanseldas mind seal, tegi mul hommikul seal. Ma ärksin hommikul üles, ma olin ikka purjus ju veel. Ja siis, aga ma pidin sama päev tujusi. Me niimoodi tantsisime, et paha hakkab ja hiljem nagu, tegelikult ma ei mäleta täpselt, kas ma ise läksin turvadega kätt suruma, aga ühesõnaga nad olid meile nagu mingi respekt, et tantsisid. Panime täiega tantsu seal. Sest lõpuks pani tuled põlema, me ikka tantsisime, meil mingid konfetit lasti meile, mul on mingid videod ka nagu, see oli ülikhull pidu nagu. Ja, Lisette ütles ka, et
et nii ägeda Dempsiga peole, kõige ägedam pidu üldse. Jaa, see täiega fun oli, mulle nii meeldis. Nii tore oli, jah. Ja siis meid lükati jah, sealt kuradi lapiga välja põhimõtteliselt. Aga mul, selle alkoholiga seoses, mul oli ju jumal, ma olin hommikul purjus veel ja käisime mingi keefirit ostmas veel poest. Ja. Ma pidin ju kaineks saama, et nagu sinna koju sõita. Ja siis sa tegid ju mulle süüa ja värki, siis ma tundsin, mul on nagu nii paha olla. Oh my god. Muidu üldse nagu varem oli see, et ma jõin ja siis nagu kui oligi väga kehva, siis oligi, et õhtul mingi oksendasid välja selle ja siis hommikul oli nagu mitte midagi poleks olnud. Aga nagu ma üldiselt niimoodi, ma ei tea. Ja mul on praegu näiteks, kui ma mõtlen, et nagu tahaksin ennast täna purju juua, mida ma joon? Ma võtan ka mulle 2 pudelit veini. Ja see on siuke hea, nagu saab rahulikult nautida ja ma lihtsalt joongi. Ma mõtlen kunagi ammu mu hiilgeaegadel, ma ostsin omale 0,7 riibarummi ja sinna jäi nagu mingi tilk alles ja see oli minu piir. Ja ma mõtlen nagu, et mida ma tegin kunagi. See on haige tegelikult, kuidas... Vaata, kui väike sa oled ja siis sa tõmbad mingi peaaegu liiter rummi endale kuradi hinged olla. Väga crazy. Ja. Et kuidas need on nii muutunud, et nüüd mulle piisabki vaata veinist nagu. Jah. Et võtad jah pigem niisugust nagu lahjemat. Palju promille on rummis või nagu neid? 38 või 40 mingi selline. Nüüd ma võtan on ja siis üks on mingi 9,5 ja teine on. Et vaata niimoodi, et kui võib-olla minna kuskile sinna, ma ei tea, Itaaliasse või Hispaaniasse ja toidu kõrvale jood seda veini, jumala mõnus chill. Üldse reisile ka, et kui sa lähed, vaata, see on nagu, sul on puhkuse aeg ja kõik, et jumala okei on. Aga nüüd on kuidagi jah, et need joomised ja kõik sellised asjad nagu, ma ei tea, elus on nii palju asju nagu teha. Et aga vist ma arvan, et enamus inimesi ikka käib selle etapi läbi, et sa nagu tõmbadki endale seal kuradi rihma maha. Aga ongi niimoodi, et kas sa siis tuled sellest välja või siis jäädki jooma, vaata. Mõned on, isegi praegu ma vaatan lapsepõlvest saadik, ma mäletan, et inimesed olid kunagi, käisid kuradi jumala juua täis seal Väike-Maarja vahel. Siiamaani käivad, täitsa perses. Et nagu, ma ei tea, nagu mitte midagi pole juhtunud ka ja mõned on ära kadunud, on ju, sealt eest, on ju. Kaua sa ikka kannatad, on ju, üks maks ja kõik asjad, kui viskavad saba, on ju. Et tervis ei pea ju vastu, aga kurat siiamaani paugutavad. Nii veidera. Ise mõtled, et kurat, ma oleks ammu surnud juba. No öeldakse ka ju, vaata, mingi, sul mingi kurk valutab, mingi võta mingi pits viina või mingi siuke, vaata, nagu, et kui sa nagu targalt seda alkoholi kasutad, siis on fine, ma arvan. Kuule, see on mingi põhjus lihtsalt, et saaks juua, vaata. Samas küll. Eestlased eriti ju nagu iga nagu asja peale on mingi täna küll saab tähistada, vaata, võtame mingi õlled või viinad, vaata, mingi iga kolmapäev, vaata, nädala selgroog on murtud, neljapäev, homme on juba reede, vaata, ja siis mingi niimoodi, kui lähebki, see on mingi esimene päike, vaata, võtame. Et nagu eestlased on minust täiega see rahvas, kes lihtsalt leiavad nagu alati põhjust, et juua. Jaa, alkorahvas, jah. Täiesti. Ja vaata, kui põll on see ka, et alati on nagu kõik tähistamised on kuidagi nagu söömisega ka seotud. Alati peab olema laud nagu äkke ja kõik ummerdavad endale. Et miks see söömine peab olema? Ma ei tea, jah. Et sa sööd siis, kui sul kõht tühi, mitte niimoodi, et istume ja muudkui kuradi käsi muudkui käib ja muudkui sööd, vaata. Aga meil on ka ju tegelikult, vaata, mõtleme mingi, mis õhtul teeme? Teeks veintsi ja võtame snäkke. Jah, et miks nagu, jah. Sööd ennem kõhu täis ja siis tegelikult ongi lihtsalt limpsid oma seda, aga nii tore on niimoodi natukene. Tegelikult mõnus on, jah. Ma ei tea, ise ikka tegelikult keerame endale korralikult, vaata, ise nagu ei saa võib-olla arugi, kui palju halba tegelikult sa nagu endale teed, vaata. Samas on elu on nautimiseks, noh. Tõsi. Et ega nagu, pole mingi hull rasvarull ka, et peaks nagu kurtma, on ju. Et kuule, et nagu miks me teeme, aga siis ikka teed edasi, on ju. Tegelikult on ju, pole nagu hullu midagi. Ma mõtlen jah, et aga see on kuidagi nagu norm, et sa istud ja jood ja sööd just ja siis jõulude aeg see ülesöömine nagu paljudel, vaata. Aga mul ei ole. Minul ka ei ole seda, aga ma ei saa nagu jõuludel jääb kõht tühjaks, et ma ei julge süüa palju, sest ma vaatan kõik nagu ma kardan, et kõik vaatavad mind, et mingi, miks ta nii palju sööb. Ja siis mul tavaliselt on just nagu pigem kõht tühi jõuludel. On või? Ma tõstan nagu ühe portsu ja kui ma tegelikult tunnen, et mingi, tegelikult tahaks veel, aga ma nagu ei julge tõsta omale rohkem. Sest eriti kui on nagu veel mingid onud, tädid või onud pigem just on ja nemad ju söövad rohkem, et las siis nemad võtavad, mina ei võta. Ma olen lihtsalt nii hooliv, ma annan teistele ja nälgin ise. Jah, nagu kunagi kuskil oli ka, et tegelikult vaata öeldakse ka, et vene aeg eriti oli see, et sa ei tõuse ennem laua tagant püsti, kui taldrik on tühi. Jaa, oh my god, mul täielik trauma sellega ka. On jah? Mina tegin midagi või? Ei, mu tädi.
okei. Kunagi oli tema juures oli see reegel, kohe ma teadsin, et iga kord, kui sinna lähed, ta alati tegi süüa meile nagu tõesti väga hea toit. Aga ma olin väiksena vist suht nagu piki-eater ka, vaata, ja siis kui tegi mingit, ma ei tea mida, siis ta tõstis mulle mingi räige portsu ja siis ta oli mingi, sa pead ära sööma, vaata. Et enne laua tagant ta nagu ära ei lähe, kui sa ära ei söö. Neil oli mingi koer, siis ma mõelda, vahepeal andsin koerale ja siis ma lihtsalt istusingi ja nutsin ja siis ma tõesti ei tahtnud, aga ei lubanud ära ka tulla laua äärest. Nii nõme tegelikult ju. Sest see on tegelikult ju, mida sa sellega nagu pigem tõsta vähem, saad ju juurde alati panna. Et miks nagu peab laskma teisel seal, ma ei tea, jumala traumeeritud saada selle pärast. Sest tegelikult kui, ma ei tea, räägitakse ka, et mingi, mida te üldse ohite, et Aafrikas kuskil lapsed nälgivad, aga sellega, kui sina oma kodus kuradi perse täis õgid, ega Aafrika lastel ei ole sellest kuradi sooja ja külma. Ja sa teed ainult endale sellega nagu, ega sa mingi kuradi prügiauto ei ole, et sa kallad endale kogu kuradi mingi asja sisse, et siis ma ei tea, et kuidagi oleks parem või. Võtame kirja ette. Jah. No nii, nii huvitav. No, kuna see on tegelikult siis tervitus, siis ma eeldan, et me võime öelda nimesid. Ei või, ma ei tea ju. Kas ta ei öelnud, kas ta tahab, et tervitatakse või? Või noh, et tema nime nii-öelda avaldatakse? No ei, seda ei ole kirjas siin. No äkki siis loe. Aga see on tervitus ja me ise ütlesime, et tervitustel me ikkagi peame ütlema nimesid. Okay. Ühesõnaga, meile siis kirjutas siuke isik nagu Urmo Riisikas. Okay. Tere! Sattusin vaatama teie loodud podcasti esimest episoodi. Oli väga huvitav kuulamine ning kui pakkusite välja võimaluse tervitada kedagi, siis lõi lambipirni kohe peas särama. Tervitus on siis järgneb. Sooviksin tervitada oma armast kaasat Maarjat, kes viimasel ajal tööga kurnatud on ja minu tähelepanuta jätab. Loodan, et seda kuuldes võtab ta end kokku ja hakkab lõpuks meheks, sest ka mina vajan tähelepanu, ütleb Urmo. Siis sooviksin tervitada ka enda parimat sõbrannat, Aleksandrat, kes äsja Suure Jaanis raskesse liiklusõnnetusse sattus. Ja soovin talle head paranemist ja kõike parimat. Jään uudishimuga uut podcasti episoodi ootama. Tervitused siis Aleksandrale, et ta saab ilusti sellest asjast üle. Et kõik nüüd ma ei taha olla halb inimene. See võib olla tõesti päris soov nagu kedagi tervitada. Aga mulle natuke tundub, kui neil oli reedõhtu ja see on kell 4 öösel kirjutatud. Aga võib-olla see oligi see tõesti võib olla ja ma ei taha olla üldse halb inimene praegu. See tõesti võib olla päris kiri ja et need on päris inimesed. Tõesti siis tõstan käed üles, ütlen palun vabandust. Aga see tundub veits, et see kiri on lihtsalt kellegi poolt välja mõeldud. Ei, aga miks sa arvad? Mina küll ei arva. Mina arvan, et see on täitsa õige. Võimalik. Sest keegi tegelikult, miks sa peaks nagu mõtlema välja selle, et keegi sattus liiklusõnnetus. Need on niisugused suured asjad. Ei, muidugi, ja. Et nagu, aga igal juhul meie anname oma tervitused edasi. Tervitame siis Maarjat, palun võta ennast kätte. Võta ennast käsile. Ja anna tähelepanu ja armas Aleksandra, palun. Tõesti loodame, et sa saad terveks. Ja, et sul on kõik hästi. Keegi peaks pärast muretsema, et igal juhul meie poolsed tervitused on üle võttud. Aga kui te teinekord meile kirjutate ja siis palun täpsustage, et kas me võime teie nimesid sinna kirjutada. Tähendab üles öelda siis nii-öelda või siis mitte. Et samas tervitustega on natuke nagu raske, kui sa ei ütle. Tervitustega peabki ütlema. Aga üldse, et kui te siis kirjutate meile, et kindlasti pange võite igaks juhuks üle täpsustada. Jah, et kas me teame, kuidas käituda selles olukorras. Aga igal juhul väga armas, et keegi esimene vapper võttis munad pihku ja kirjutas meile. Selles mõttes on ülitore, et mul oli väga hea meel täna hommikul ärgata ja näha, et see kiri on meile tulnud. Nii et võta meiega ühendust, me teeme sulle mingi väikse meene. Jah, teeme väikse kinkepakikese sulle. Ja teised ka palun siis kütke. Ükskõik mida, mis siis tuleb, siis pange meile teele. Aga jah, ma loodan, et teile siis meeldis meie teine episood ja taas nägemiseni. Jah, davai. Peace out. I just wanna have a good night.